Maris on siis tulnud just Portugalist Montecordo laagrist, legendaarne koht, kus Eesti jooksjad kogu aeg kevaditi käivad, treeningpartner ja kõik teised klubid, Urmas Randma on seal treener. No Maris, kaua sa olid, kuidas Montecordos läks? Ma olin suisa seekord 3,5 nädalat ja trenni sai kõvasti tehtud. 2 nädala pärast jooksen maratoni Hollandis. Nii et eks siis ole näha, mis sest kasu oli. Mis selle maratoni siis eesmärk on? No eks ikka isiklik rekord, vähemalt proovida tuleb. Ja praegu on sul isiklik? Praegu on 2,56. 2,56. No seda ikka annab joosta, et proovige järele, selleks tuleb kõvasti trenni teha ja kui see maraton on tehtud, siis on just parajasti aega, et ka Rapla Selveri suurjooksuks valmistuda. Kõik Raplasse 23. mail. Maris ise jookseb Raplas 10 ilmselt, jah. 10 kilomeetrit on meil selline teada väga hea distants, kiire rada, passistatud, mõõdetud, kõik tulevad siia isiklikke jooksma ja isikliku rekordi aega on loomulikult hea vaadata korraliku kella pealt. See on selline Huawei GT Runner uus kell, Marisel on samasugune käe peal, me oleme seda proovinud ja samasugused ägedad kellad on ka peaauhinnaks Rapla Selveri suurjooksu 10 kilomeetri võitjatele. Nii et jätke see meelde, pange kirja. Aga Maris, kuidas sul esimesed muljed kellast on? Jaa, ma sain seda Portugalis päris korralikult testida ja pean ütlema, et üllatavalt täpne. Täpsus on ju päris oluline just maratoni distantsil ja suurlinnades, et siis kui väga lihtne ei ole selle joosta, kui maratoni distantsil sa näed, et oled jooksnud juba 43 kilomeetrit näiteks. Maratoni teatavasti 42,195. Täpselt nii. Nii et selles mõttes väga positiivne kogemus ja julgen soovitada küll. Mulle endale meeldib selle kella juures see, et ta on käe peal mugav, selline hea, mõnus, kerge, et sobitub hästi ka nii-öelda muu outfitiga ja menüü on minust küllalt nagu selline selge, et mina tihti neid kellasid, ütleme, pelgan või ütleme sellepärast, et nad on liiga keerulised. Aga siin oli kõik väga arusaadav ja selge, kuidas menüüsid kasutada, kuidas liikuda ühelt teisele. Jah, ma olen nõus, et mulle meeldis see äpp ise ka, et seal oli päris palju infot, mis kindlasti võib kasulik olla. Kellaks see on tõesti väga hea, aga see sama äpp Kulg, mis on ka Marise nii-öelda peas praegu näha, et kui sa lühidalt selgitad, sinu treener Urmas Randma on öeldud, et see äpp võiks igal jooksjal olla. Mida see äpp siis tegelikult meile annab? Jah, Kulg on treeningrakendus, mis on mõeldud jooksjale ja treenerile tegelikult. Ja Kulgi eesmärk on eelkõige siis aidata jooksjale aru saada, kuidas just tema võiks jõuda oma suurte eesmärkideni ja samal ajal ka terveks jääda ja vigastusi vältida. Kulgis on olemas analüütika, on planeerimine ja lisaks on ka soovitused ja siis mis tuvastavad siis sellist vigastuste riski ja näitavad, kuidas siis võiksid oma treeninguid paremini planeerida. Ja lisaks siis Kulg on ka treeneri ja jooksja koostöö tööriist, et treener näeb kohe, mida jooksja on teinud ja saab talle sinna plaani teha. Põhimõtteliselt võib öelda, et Kulg on nagu selle päris treeneri abitreeneriks. Ta on nagu päris treeneri abitreeneriks ja see on ka tööriist, millega jooksja ja treener saavad üht pilti näha. No Kulgi äpiga me teeme koostööd ka seoses Rapla Selveri suurjooksuga, me oleme Marisega sellest kokku leppinud ja sellest te peagi kuulete ka. Nii et ma loodan, et ka väga paljudel nendel jooksjatel, kes Raplas stardis on see äpp peagi olemas. Täna me oleme Raplas selleks, et teha kaasa siin ühistreening, mis meil igal teisipäeval on kuni jooksuni. Need treeningud on väga populaarsed. Risto Ütsmütsi vana jooksuhundi vedamisel need siin toimuvad ja Maris on ka täna tulnud meile siia jooksule siis külla ja treeningut läbi viima. No palju sul näiteks treeningmahud, Maris, mis seal Portugalist tuli nädalakilometraaž? No ma võingi Kulgi põhjal öelda väga täpselt, et 3,5 nädalat 539 kilomeetrit. Muljet avaldav. 66 tundi ja 20% intensiivset, nii et päris selline mahukas treening oli. 530 kilomeetrit, see tähendab ju mingit 600 kilomeetrist kuukilometraaži. Ja circa 600 tuleb see kuu, jah. Seda ikka annab teha. Mul endal on korra olnud 700, aga see oli ikka tõesti selle aegadel, kui ainult
saigi tegeldud jooksmise, magamise ja söömisega. Kas sinu elu on praegu samasugune? Ei, no mitte kogu aeg, et mul läheb ikka muudele asjadele ka aega ja noh, ütleme, et jooksmine on pigem minu hobi, aga ütleme jah, et see Portugali laager oli päris selline mahuka treeninguga seekord. Tavaliselt see nii ei ole. Ma arvan, et põhimõtteliselt võiks jooksmist nautida enam-vähem igaüks. Küsimus on tempos ja rahulikus sellises mõistlikus progressioonis. No nii, aga väga hea. Oleme saanud teada siis Marise plaanidest ja veendunud, et jooksma tasub tulla Rapla Selveri suurjooksule 23. mail. Aga meie Marisega lähme nüüd kulgeme veidi edasi ja kulgeme siis Rapla Selveri suurjooksu ühistreeningule.